Ma unistan, et kunagi saan ma igale poole lendamise asemel minna sinna jala. Aga see-eest ei hangi mina endale kunagi last, sest laps on ju kõige suurem CO2 jalajälg, mille mina jätta võin. Sellepärast kasutan mina alati ka. Tema on Raivo. Raivo on juba pikemat aega jälginud meediat ja võtnud õppust, kuidas rohelisemalt elada. Jõud, mis peitub inimeste vahelistes ühingutes, on takistanud suurkorporatsioonidel oma tahtmist saamast. Seetõttu on korporatsioonid nende ühingute õigusi vähendanud ja muutnud nende tekkimise pea võimatuks. Kui inimesed tahavad heitgaaside kogust kiiresti vähendada, siis peab kiiresti lahti saama vabakaubanduse mantratest. Peab saama kontrolli alla korporatsioonide tekitatud saastekogused, tõstma korporatsioonide makse, et maksta kinni massiivsed investeeringud kliimasõbralikku infrastruktuuri ja uuenevasse energiasse, et päikesepatareid saaksid olla igal katusel, mitte ainult nendel, kellel on palju raha. See 40-aastane poliitika, mis tunnustab iseendaga tegelemist, hüperindividuaalsust ja naeruvääristab kaastunde ja solidaarsuse tekkimist, purustab inimeste ja looduse vahelisi sidemeid. Mina olen Kaia ja räägin teile selle ajastu kõige dramaatilisema loo. Tähelepanu, tegemist on teadusega. Enne vastuväitmist lugege tähelepanelikult kvaliteetset uurimistööd. Kaebuste püsimise korral või kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu pädevate teadlaste või asjatundjatega.